Tere Viljandi, tere Tulevik, Tulevik TV tervitab teid siit ja täna selline õdus kolmapäeva õhtu Viljandis, kus siis saame maha istuda ja omade inimestega mõnusalt juttu rääkida, nii nagu praegusel ajal kombeks, kahekesi stuudios, kenasti vahe ka ja nagu terasemad vaatajad on juba aru saanud saate nimest ja sellest mehest, kes istub siin minu vasakul käel, Kristjan Kasest, saate nimi täna Kasekõne. Hetk tagasi Kristjan ütles, et tegelikult oleks õigem pealkiri olnud Kaseraudne, et selle jätame meelde järgmisel korral, kui Kask skoorib, siis me saame kasutada #Kaseraudne. Aga tõepoolest, Tulevik TV jutusaadete sari läheb edasi ja meil täna stuudios külas, ma julgen nüüd öelda, oma poiss, igatepidi, igast otsast, iga keharakuga omaks poisiks saanud mees, Kristjan Kask, ründaja, efektiivne ründaja, nagu möödunud nädalavahetusest näha saime. Tere, Kristjan! Tere, tere! Ütlesid enne eetrisse minekut, et pulss tõuseb. Kas, kui sa nüüd võrdled mängunärviga seda pulssi, mis sul täna siin praegu sees oli, siis on need kuidagi võrreldavad või on teistmoodi? No ikka vähe teistmoodi, mängu siukse rütmi ja asjadega oled ikka harjunud, aga iga nädal siukses stuudios ja live ülekandes nagu ei pea istuma, nii et selles mõttes ikka vähe teistmoodi. Adrenaliin maitseb teistmoodi. Jah, võib nii öelda, jah. Kutsusin sinu sellesse mängijatega peetavat jutusaadete seeriasse avakülaliseks just nimelt sellel põhjusel, et mida ma just ka nimetasin. Sind võib nimetada oma poisiks, kuivõrd sa nüüd ise tunned ennast juba Viljandis oma poisina? Ma arvan, et ikka tunnen, et sa kogu aeg tood seda välja, et siis on tekkinud küll siuke tunne vaikselt, et jah. Et kui korrutatakse piisavalt, siis no täpselt. hakkab tunduma. Jah. Aga tegelikult, Kristjan, me alustame seda saadet ühe videoga mõne aasta tagant ja vaatame selle video ära ja küsimus, mille peale sa võid seda videot vaadates juba praegu mõelda, on see, et Kristjan, mida sul enesekaitseks öelda on? Sobib? Sobib. Vaatame videot aastast 2018. Tere õhtust, head vaatajad, ja tere tulemast otsevildiga Tallinnasse Sportland Arenale, kus selgumas on Evald Tipneri karikavõistluste viimane poolfinalist. Kuigi meeskonnad siis erinevate liigatasanditel, kui siin praegu teeb huvitava söödu tagasi Tauno Mõttus ja jõua Mõttus tagasi, kui Kristjan Kask lööb ja lööb väravani ning viib Flora U21 12. minutil Sportland Arenal juhtima, kasutab FC Flora U21 Viljandi Tuleviku saatusliku vea ära ja läheb koduväljakul seda matši juhtima. Flora meeskonna kapten Kristjan Kask avab mänguskoori, Flora juhib 1-0. Viimaseks löögiks siin selles kohtumises ja näitabki Karl Koppel, et see kohtumine on lõppenud ja uskumatu skoor 7-3 on tablool. FC Flora U21 on poolfinaalis. No nii, Kristjan, mis sul on enesekaitseks öelda? Aprill 2018 ja tegid seda, mida sa seal tegid? Mis ma ikka oskan öelda, tuli edasi minna karikas ju. Hea löök, hea värav. Nõmm on ka omajagu saanud selle löögi eest juba ja on kõvasti näidatud talle seda väravat, et jah, nii läks ja nüüd kuidagi olen siia sattunud, et ega too hetk nagu ei osanud arvata, et ma nagu Viljandiga liituksin, aga nii läks ja siin me istume nüüd. Just, hästi resümeeritud, siin me nüüd oleme. Aga saan aru, et sa ei kavatsegi kaitsta ennast selle. Mis siin ikka kaitsta on, tulemuse peale mängud käivad ja tegelikult ma ei valinud seda hetke, mis ju omamoodi sümboolne tegelikult, eks ju, sinu karjääris. Ei valinud üldsegi mitte juhuslikult siia saatesse alustuseks, sest Sander Post, hiljutine Tuleviku peatreener, on öelnud, et selles mängus jäi Kristjan Kask talle silma. Ja sama aasta suvel
liitusid sa Flora U21 tulevikuga ja mitte laenuna, vaid sa tulid siia üle. Suudad sa nüüd meenutada, 3 aastat siis saab sellest kohe mööda, kuidas see asi käis, kuidas see esimene kontakt siit Viljandi poolt tuli või võttis sind sealt Flora kontori poolt keegi ette ja ütles, et nüüd on asi nii, et huvi on, anti sulle valida, oli see pigem nagu selline noormängijale antud korraldus või kuidas see toimus? No see oli niimoodi, et tegelikult juba seesama 2018 siis esimene pool, et seal ma vaikselt juba hakkasin nagu mõista andma siis duublitreeneritele ja et ma nagu ei tahaks seal, eks ju, jätkata, et oleks nagu aeg midagi muud teha, et kas siis, variant oli ka, eks ju, täitsa ära lõpetada, et gümnaasium lõppes ja võib-olla ülikooli edasi minna. Aga jah, ja siis mingi hetk Norbert Urt tuli, rääkis, siuke variant. No esialgu ma tulin ikkagi laenule, vaata, 5 aastaks. Jah, tõsi, minu viga. Et siuke variant, et rääkisin ka Heroliga ja ütles ka, et mine muidugi, et seal on nagu lahe, vaata, et seal on kõik see, samamoodi see kogukonna värk ja et see on ikka nagu vähe midagi muud, kui seal esiliigas nagu mängida, et saad end proovile panna ja ega ma pikalt nagu ei mõelnud, et mõtlesin, mis siin ikka, lähen proovin, vaatab, mis saab, et pakkisin asjad ja tulin. Sa tõid välja selle, et oli variant ka lõpetada. Kas ma loen siit nagu välja seda, et sa olid tolleks hetkeks ise aru saanud seda, et Flora esinduse tasemele sinu tase tollel hetkel ei kündinud? Kas just seda, aga see oligi see, et ma oleks seal duublis jätkanud, siis oleks gümnaasium läbi, mis ma nagu juba mänginud ka seal esiliigat 2 aastat või midagi, et too hetk nagu esindusse siis ei vaadatud minu poole ja eks tuli nagu kaaluda erinevaid variante. Aga ütleme, et see nii-öelda lõpetamise variant tegelikult nagu väga tõsiseks ikkagi ei läinud, et see oleks veits nagu tundunud siuke, ma ei tea, allaandmine või et ma ikkagi 7-aastasest saadik trennis käinud ja jalkat mänginud, et ma nagu ei tahtnud jah, niimoodi nagu lõpetada. Torkan siia vahele väikese teadaande ka, nagu te ekraanil olevatest bänneritest näete, siis Allservas annab Gerdo teile teada, et Tuleviku e-poest saab pühapäevasele mängule Paide vastu soetada virtuaalpileteid ja seal meie vana hea sõber Rademar on seekordseks superauhinnaks pannud välja 50-eurose kinkekaardi, nii et vaid 2,50 eest toetate klubi sellel publiku vabal perioodil, mil tuleb mänge korraldada ja klubile sellega paraku üsna märkimisväärne kahjum tekib ja osalete siis ka selles Rademari kinkekaardi loosis, nii et astuge läbi jutkatulevik.ee /pood ja soetage sealt see virtuaalpilet. Ja täna terves saate jooksul saab esitada Kristjanile siinsamas selle ülekande kommentaariumis küsimusi ja need küsimused me võtame ette saate viimases plokis. Kristjan vastab neile nii palju kui jõuab ja valib ise välja parima küsimuse ja parima küsimuse esitaja saab auhinnaks Kristjani möödunud aasta mängusärgi ja siin need krõnksud seal ei ole mitte mustus, vaid see on Kase käekiri, allkiri, see on Kristjan Kase isiklik autogramm, nii et 2020. aasta mängusärk Kristjan Kase oma kantud mitmes legendaarses mängus, suure tõenäosusega ka ühes mängus, millest meil täna siin tuleb veel juttu, sest Kasega sellest mängust rääkimata ometi jätta ju ei saa. Nii et küsige küsimusi, hankige endale virtuaalpileteid pühapäevaks, meie lähme siit Kristjaniga nüüd jutuga edasi. Tulid siia Viljandisse, aga sinu jalgpallitee, sa ütlesid 7-aastaselt hakkasid sa mängima. Väga vähesed teavad, et sinu jalgpallitee mitte ei alanud FC Florast tegelikult, vaid Leegionist. Just, oled Leegioni kasvandik. Poole kohaga, jah. Poole kohaga oled Leegioni kasvandik. Kuidas see Florasse üleminek sealt toimus ja mis põhjustel? See oli lihtsalt, mis ma olin 10-aastane siis, kui ma läksin. Et
noh, vaatasid ka seal, ütleme, Eesti kõrgliigat ja Flora oli seal ülevalpool ja Leegionit polnud nagu kuskil paista seal kõrgliigas, eks ju. Et kuidagi jah, niimoodi ta läks, et läksin ema juurde, ütlesin, et ma ei tea, et tahaks Florasse minna. Ja eks ta siis seal uuris midagi ja kuskilt ja mingi hetk läksime kohale ja nii ta läks, noh. Ega ma väga täpselt ei mäleta ka seda aega, et kes need sinu esimesed treenerid olid? Floras? Leegionis. Leegion. Üldse esimesed? Ei mäleta. Ei mäletagi? Kõige esimene oli Ülo Lomp. Seda nime mäletan. Ülo Lomp, eelmine Leegioni kogukonna juht. Jah, vist küll, jah. Ja siis läksid Florasse, kes Floras sind treenima hakkasid? Seal täitsa alguses ma ka jällegi ei mäleta, aga mingi hetk tuli Ilmar Põhjala ja siis oli Marko Kuusik ja siis oli Risto Kallaste ja siis oli Tuubel juba. Kõik ikkagi noortetreenerkonna legendid on ja, põhimõtteliselt, jah. Sinu blondi peakese peal oma kätt hoidnud. Kuidas sa jalgpalli juurde üldse jõudsid? On sul perekonnas mingisuguseid nii-öelda jalgpalli juuri, mis suhted pere spordiga üldse on? Jalgpalli juuri ei ole, spordiga ka kõige tugevamad need juured ei ole, aga ma ei tea, kuidagi läks niimoodi. No, ema on öelnud ka hiljem, et enne kui ma kõndima õppisin, et siis ma juba mängisin jalgpalli, et see jah, kuidagi niimoodi on läinud lihtsalt, et juba väiksest saadik on nagu jalgpall meeldinud ja trenni ka esimeses klassis, kui tuligi see Ülo Lomp tuli nagu kutsuma poisse trenne ja ma muidugi läksin kohe ja sealt see nagu niimoodi algaski. Aga pere tuli kaasa selles mõttes, käisid nad su noortemänge vaatamas, käisid nad su esiliiga mänge vaatamas? Noortemänge käisid, esiliigas enam ei käinud. Siis olid suur mees juba? Siis olin suur mees, siis sain ise käidud jah, mängudel ja asjadel. Mis hetkest sa tundsid, Kristjan, seda, et jalgpallist võib saada sinu elus midagi enamat kui lihtsalt sportlik ajaviide? Võib-olla oligi see, et kui ma sellest reaalselt aru sain, oligi võib-olla siis, kui ma Flora Tuublisse nagu jõudsin, et siis oli võib-olla isegi mitte, kui ma Flora Tuublisse jõudsin, vaid siis, kui ma nagu hakkasin mängima seal. Sest alguses ma mängisin Flora 3. võistkonna eest põhiliselt. Aga jah, kui ma Tuublist hakkasin mängima, et võib-olla siis nagu said aru, et Eesti tippklubi on ka tegelikult ühe nagu sammu kaugusel, vaata. Et siis nagu võib-olla hakkasid paremini seda aduma. Palju sa ise mõtlesid üldse selle peale, see väljend, see tippklubi, et ma olen Eesti tippklubi teises meeskonnas, kui palju sellisele 17-18 aastasele kasele see mõte üldse pähe nagu mahtus või sattus? Ma arvan, et eks natuke ikka, et ikkagi esinduse trennides ma ka ikka mõned korrad käisin ja siis seal oli ikkagi päris siuke uhke või lahe nagu tunne, et ikkagi Eesti tipp nagu jalgpalluritega koos trenni teha ja jah. Aga selles sinu perioodi aegses Viljandi, või vabandust, siis Flora Tuublis, seal oli põnevaid mängumehi. Nüüd sa siin Viljandis oled sa koos Nikiga. Niki on samamoodi saanud selliseks Viljandi omameheks, aga seal oli palju ka selliseid kaasmängijaid sul siis, kes kuidagi pidi suutsid sellest esinduse ukse vahelt nagu sisse pugeda, murda, aga kas tulid sealt nagu üsna kiiresti tagasi või oli ka lõpetajaid seal, Tõnu Paavod ja sellised nimed, eks ju. Kuidas see nagu tollel hetkel tundus, kui raske ülesanne tundus tollel hetkel nendel aastatel siis nii-öelda meisterklubi esindusmeeskonda pääseda meisterklubi duubelmeeskonnast? Tundus see väga ületamatu või oli ikkagi nagu selline siht, et on võimalik küll, tuleb lihtsalt veel teha natuke? Ma ei ütleks, et ta nagu ületamatu tundus, et sealt ju minu kõrvalt ka ikkagi mängijad läksid. Sorga, Poom, siuksed mängijad, aga nad olid, eks ju, ütleme, Tuublisse me tulime enam-vähem samal ajal kõik, nad nagu mängisid kohe Tuubli eest, eks ju, et seal mingi taseme vahetoet nagu oli olemas. Aga näiteks Greida
praegu tegi ju väga suure arenguhüppe nüüd siin teinud, et temaga koos ka läksime duublisse ja mängisime koos Flora 3 eest ka veel. Et kui tema nagu kõrvalt sai, siis said aru, et see ei ole nagu võimatu. Treenerite poolt oli see aeg Floras oli tegelikult see, kus nii-öelda toimus see duubelmeeskonna ja esindusmeeskonna selline filosoofiline ütlustamine. Ehk et hästi selgelt mindi nagu seda teed, et te treenisite samamoodi nagu esindust, teil olid põhimõtteliselt graafikud toimisite nagu samamoodi nagu mikromudel siis sellest esindusmeeskonnast. Kuidas treenerite poolt, kes see viimane aastal treener oli teil, näiteks selles karikamängus? Ats Sillaste. Sillaste juba, jah. Et kuidas nagu Sillaste ja enne teda siis seal, kes seal olid Kallasted ja asjad, kuidas nemad nagu poisse, kuidas ma ütlen siis, töötlesid, motiveerisid, oli see esindusse pääsemise präänik see ainuke, millega nagu mehi sai utsitada? See sats oli teil päris kõva ju tegelikult. Hea küsimus. Millega nad utsitad? Millega sa ikka utsitad jalgpallureid? Ega see, et see on nagu mingi duubelvõistkond või see ei saa ka seal nagu mõelda selle peale, et ma olen nagu duubel, et ma pean nagu esindusse saama või sa pead ikkagi käima seal ka nagu trennis ja mängudel. Tegelikult on eesmärk nagu ütleme, trennides paremaks mängijaks saada ja mängudes võita. See ei ole nagu teistmoodi. Et ma arvan, et see on täpselt samamoodi nagu igas teiseski klubis, et on vaja võita mänge ja see ei ole nagu mingit muud valemit või asja. Kuidas sa seda tolleaegse satsi, kui nüüd proovime kokku võtta selle edasi liikuda nüüd selle Flora duubli aja pealt, kuidas sa toda satsi nagu iseloomustad? Niki, kes on sinuga koos nüüd tõusnud siis nii-öelda põhitegijate hulka siin Viljandi tulevikus, oli noor ja terava jalaga ju ka tollel ajal samamoodi Leegioni kasvandik, eks ju, ja neid nimesid oli seal veel, keda sa tõid eelnevalt välja juba, tundsite ennast ka, see oli ja kusjuures see oli ka ju see aeg, kui Flora duubel nagu järjekindlalt võitis esiliigat aastaid järjest, eks ju. Et kuidas sa ise nagu tundsite seal satsis sees, et oli natukene selline invincible tunne, oli selline raudmeeste tunne ka natukene või kuidas te nagu reaalselt, ausalt tundsite, et olete üle sellest esiliigast? Ei tundnud, et oleme üle, seepärast, et minu ajal me ei võitnud tegelikult kordagi esiliigat. On see kuidagi juhus, et sinu ajal? Võib-olla, ma ei tea, et me ei võitnud kordagi sellel ajal, et enne seda, kui mina läksin, enne seda seal võideti, jah. Aga eks sa ikka veits tundsid, et see, nagu ise tõid välja, et trennid ja asjad olid ju selles mõttes esindusega nagu sarnased, et kui sa lähedki mitte nagu kellelegi halvasti midagi öeldes või aga lähed Elva või Velko vastu mängima, et sa saad aru, et tegelikult sa pead võitma selle mängu, et siin nagu ei tohiks varianti ollagi. Ei olnud ka see küsimus, et tegemist on iseseisvate klubidega? Ei. Ehk et sealsed esindussatsid on vastas, teie olete duubel? Ei, siukest küll ei olnud. Ikkagi esiliigas, ütleme, läksid ikka igale mängule selle mõttega, et nagu võitu vaja, et aga tuleme sealt Tallinnast nüüd siia Viljandi poole, otsust, kuidas Viljandisse tulla või miks Viljandisse tulla, seda sa natukene kirjeldasid juba. Nüüd sinu eelnevast jutust tõenäoliselt nähtub ka see, et sa kuidagi pidi ei võtnud nii-öelda Florast ära tulekut ka traagiliselt või negatiivselt või pigem sammune edasi ikkagi? Pigem küll, jah. Flora duublist kõrgliigasse on ikkagi samm edasi. Mis need ootused olid siin esimesel Viljandi aastal? Väga raske oli nagu midagi arvata või oodata, et kui ma 2018 eks ju tulin, siis ma mäletan, et 2017 ma olin näinud seda mängu näiteks, kus A. Le Coqil Floraga mängiti 3-2 vist lõpuks kaotati. Ja sealt ma mäletan, et nagu sümpaatselt mängiti, et jalgpalli moodi oli see asi, mitte ei olnud nagu 10 venda enda kasti ees istumas, eks ju. Aga ma ei osanud otseselt midagi nagu arvata või oodata, et mis nagu saab, et ma tulin siia, ma ei teadnud, kus ma elama hakkan, kellega ma elama hakkan, selles suhtes põhimõtteliselt nagu
hüppasin vette lihtsalt, kui vana sa olid, kui sa Viljandisse jõudsid? 19. 19. See oli esimene kord, kui sa tulid oma elu peale? Jah. Kuidas pere võttis seda? Ega nad ei, alguses ma ütlesin ka neile muidugi niimoodi, et ma lähen, põhimõtteliselt, et ma siin ülehomme lähen Viljandisse, vaata. Mis neil ikka öelda oli, et eks sa mine siis. Sa oledki niisugune rahulik tüüp? Niisugustes asjades küll, jah. Sa ei pane endale jalgpalliliselt pingeid peale, sest kui ma olen saanud siin kõik need aastad, kui sa oled siin Viljandis olnud, kõrvalt vaadata väljaku väliselt, sa kuidagi kulged nagu mingisuguses auras või fluidumis, on sind võimalik nagu selles mõttes ka jalgpalliväliste asjadega üldse välja vihastada? Kindlasti on võimalik. No, ma arvan küll. mis sind kõige rohkem närvi jääb? Mis sind käima tõmbab? Ma ei teagi niimoodi. Ma arvan, et seda tuleb küsida võib-olla inimeste käest, kes on siis näinud, kui ma nagu natuke närvis olen või endast väljas. Et niimoodi ma paugust niimoodi ei oska öelda, jah, täpselt. Aga see on äkki paslik hetk vaadata, mis kaks sinu sõpra sinust arvavad. Miks mitte? Vaatame. Hey guys, why you lose the ball? You react. I'm here. Don't lose it. Hey. Come here. Right, stay on it. Hey. I'm the free man. No Kristjaniga ma olen juba ammu teadnud teda ja ma ei mäleta täpselt, mis aasta see oli, kui ma tulin Dublisse, aga ma arvan 3 aastat me olime tuttavad ja ta on väga hea poiss, minu arvamus. Meil on väga head suhed omavahel ja ühesõnaga ta on hea poiss. Kristjan Kask on oma suure keha poolest on ta väga südamlik, kohusetundlik, empaatiline, abivalmis. Ma arvan, et ta on nagu väga hea eeskuju siinsetele noortele. Ma arvan, temast saab, ta juba on väga hea isa. Ma arvan, et ta on peale selle, et ta on ka väga hea jalgpallur. Aga mis minu puhul kõige tähtsam on see, et mükeda ta on nagu riietusruumis ja seal ta on nagu tõesti väga hea inimene, et tema poole võib pöörduda ükstapuha, mis murega ta aitab sind, ta leiab lahenduse. Pluss ta samas on ka väga keevaline, et ta on väga temperamentne, ta võib väga palju suud loksutada nii mängus kui trennis, aga üldkokkuvõttes on ta, ma arvan, et väga hea inimene. Kristjan Kask võib päris palju suud loksutada, kõlab tuttavalt. Ju on siis nii, kui... Eroli suu ei valeta. Kui jah, täpselt. Mis asjad need asjad on, mis trennis ja riietusruumis panevad Kristjan Kase suu loksuma? Ma ei teagi täpselt, kui nüüd päris aus olla. No mis asi on see, mis teeb... Erol ütles, sa oled keevaline. Mis teeb sinu su keevaliseks? Keevaliseks või? No ma arvan, et keevaliseks, ma arvan, et võib-olla teeb see, teeb kaotamine tegelikult. Et mulle nagu kaotada ei meeldi. Ja ma arvan, et nii lihtne ongi. Ütleme, mitte nüüd kaotamine, aga ütleme võib-olla kaotamine siis nagu valesti või endast mitte maksimumi andmine või midagi sellist. Seda oli näha ka eilses trennis siin selle sama eelmise intervjuu ajal või selle intervjuu tegemise eel ma võtsin trennist natukene katteplaan. Sa olid punases meeskonnast, olles trennis punasel meeskonnal ei läinud hästi. Aga ühe lõin ära ikka. Ühe lõid ära ja see ajalugu on saanud jalule seatud, õiglus on jalule seatud, aga tolles samas trennis jäi kõrva, et ega sa ei peljanud ka kaaslastele ja sõber Aleksile isiklikult näiteks puid panemast, sellepärast et ta sinu meelest ei teinud mingeid asju õigesti. See on osa sellest keevalisusest, mida Herol mainis. No võib-olla küll jah, et ma arvan, et selliseid asju ei saa kindlasti isiklikult võtta, et kui ma kellelegi midagi ütlen, et siis
anna andeks, Alex, aga ära võtta isiklikult, et pärast olite sõbrad edasi? Muidugi, et see, mis nagu minu jaoks ongi see, et see, mis nagu trennis on, see nagu jääb sinna väljakule, pärast lähed riietusruumi, oled nagu sõber edasi, et kindlasti mingid mängudes samamoodi, et läheb mingi vastasega võib-olla seal mingiks ütlemiseks või asjaks peale mängu, vile käib, seal lööd patsu, ütled hea töö ja ongi kõik. Ja mõnikord läheb oma meestega ka ütlemiseks. Jah, võib minna, jah. Kure mäng oli kenasti ülekandesse kosta, kuidas Petrunin ja Allik oma vahel ragistasid. Pärast olid sõbrad edasi. Ma arvan küll. ei pööranud otseselt tähelepanu, aga kakluseks bussis ei läinud, jah, nii et vastu on kõik hästi. Kuumad Viljandi poisid. Jah. Viljandi poisiks sind, sa ütlesid, et mina toon seda kogu aeg esile, ma ei ole sugugi ka ainus. Et võin kinnitada mängupäevadel tribüünil viibijana või tribüüni läheduses viibijana, et suurem enamik fänne poolehoidjad, paljud neist ei mäletagi muide enam seda, et sa oled Florast tulnud. Täpselt samamoodi nagu Aleksi puhul ei mäletata seda, et ta on Levadiast tulnud. Kuidas sul Viljandiga kohanemine läks? Suurlinna poisi, pealinna poisina nüüd siia provintsi siis järsku, et kuidas siin see eluga kohanemine läks, sest ühest küljest üks asi, mida nagu väga paljud toovad esile, kes tulevad Viljandisse mängima, on see, et siin on loodud kõik tingimused selleks, et keskenduda jalgpalli mängimisele. Ja ennekõike mõeldakse seda, et siin on nii vaikne. Siin ei ole suuri kontsertsaale, pubisid, klubisid, asju, pubid, klubid on muidugi olemas, aga mitte sellises skaalas nagu suures linnas. Kuidas sinul see kohanemine läks Tallinna elu pealt tulles siia Viljandisse, kus ikkagi, olgem ausad, reede õhtuti on kell 6 nagu plats puhas? Ma arvan, et hästi läks. Et ma arvan, et see alguse pool oli selles mõttes ka lihtsam, et siis ma ikkagi käisin Tallinnas põhimõtteliselt iga vaba päev ja kui oli, ma ei tea, 2 päeva vaba, siis ma käisin ikkagi Tallinnas pere juures, et see ei olnud nagu nii suur see nii-öelda üleminek, et nüüd tulin Viljandisse ja pool aastat olin käinud Viljandis, et see oli kuidagi nagu tasakaalus kõik. Tuli rahulikult see üleminek? Jah. Kui sa nüüd Viljandisse tulid, siis esimene pool aastat sa jagasid väljakut mängiva treeneri Sander Postiga. Ega ta väga palju enam väljakul ei käinud. Siis enam ei käinud jah, aga mingites mängudes ikkagi. Kuidas mis tunde see noores mängijas nagu tekitas? Eriti paslik võib-olla küsidagi Keevalise Kristjan Kase käest, kes mõnes mängus võib-olla oma koti peale üldse mitte halba mõeldes, aga natukene võib-olla hammastega korraks naksab, Post ei ole mees, keda naksata. Et kuidas Postiga koos väljakut jagada? Kusjuures ma ei mäleta isegi, kas ta üldse mängiski mõnes mängus siis enam. Ma võin siin eksida selles mõttes, ma nägin, et ta oli protokollides, aga ega ma ei vaadata. Minu arust ta isegi ei mänginud siis enam. Ta mängis see esimene pool aasta, kui ta peatreeneriks siis sai või ülendati, et siis ta mängis. Aga minu arust siis, kui ma tulin, siis ta enam ei mänginud. Aga trennida ikka vahepeal seal mingid asjad tegi kaasa, et siis ikka päris kõike ei öelnud võib-olla välja talle, mis võib-olla kellelegi teisele oleks öelnud. Ja siis, kui ta treeneriks sai, siis seda enam, eks? Jah, täpselt. Kes praegu meeskonnas on need mehed, kes ütlevad mingeid asju välja? Keda te praegu Viljandi tulevikus delegeerite Jaanus Reiteli juurde rääkima või keda saatsite Sander Posti juurde rääkima, kui oli mingisugune teema vajas arutamist? Te ei vajundu terve pundiga peale? Ma arvan, et Gerdo ja Kaimar äkki on 2 siukest. Kaptenid? Täpselt. Eks nad on põhjusega kaptenid, et... Eelmisel nädalavahetusel olid sina kapten? See oli rohkem niimoodi, et Kaimar läks ära, ma olin kõige lähemal ja panin ümber käe lihtsalt selle. Aga see ei olnud esimene kord sul kapteni peal? Ei, seda küll, jah. Mingid liidriomadused on ikka härra Kases ka olemas? Järelikult, jah. Ja ta ütleb seda sellisena, aga mees, kes kõigi kirjelduste järgi on keevaline, kuumavereline, loksutab suud, istub siin ja naeratab järelikult ja võt. Kes meeskonnas kõige suur naljamees on? Naljamees?
Keevaline kask jälle. ma arvan küll, et minu ja Eroli vahel niisugune viik, noh. Jokerid. jah. ei, eks kõik oskavad tegelikult nalja teha, noh. Et jah, kõik oskavad nalja teha, ma arvan. kas sa saad siin otse-eetris välja öelda mingisuguse sellise meeskonna sisese inside joke'i, inside huumori, sisehuumori, mille osas sa arvad, et meeskond ei pahanda, kui sa selle siin välja ütled? On teil mingisugune selline pidevalt keerlev inside? Ma arvan, et midagi kindlasti on, aga ma kardan, et ei saa öelda kahjuks. Nii inside? jaa, et siis võib-olla mõned inimesed solvuksid. Aga motivaator, kes on kõige suurem motivaator meeskonnas, mängijate hulgas ma mõtlen, kes on see mees, kes mängus on võimeline sulle jalaga niimoodi perse panema, et sa tunned, et nüüd töötas? Ma arvan, et no kui nagu minu puhul tuua, siis näiteks ma arvan, et mulle nagu võib-olla see isegi ei istu, kui noh, keegi karjub vaata kõva häälega seal, et mingeid asju. Aga noh, kes kõige rohkem kõva häälega karjub, on Gerdo, eks ju. Et noh, ma arvan, et suures plaanis tema on, et noh, vahepeal mingites hetkedes võib-olla läheb natuke paljuks seda, aga suures plaanis jah, ta on nagu see, et ta nagu suudab, ütleme, võistkonna üles äratada, kui seda on vaja nagu. Sündinud liidri häälega mees. Ma arvan küll, jah. Okei. Keevaline poiss, ütlevad sinu kohta nii mõnedki. See võis nüüd olla aasta 2019 kevad. Oli küll, jah. Kui sinu keevalisus pandi proovile natukene teisel moel, kui keegi oleks oodanud. Yeah. Härra Kask ja härra Nõmm pidasid natukene pidu, sellest tuli kohutav pahandus, härra Post tõstis härra Kase ja härra Nõmme meeskonnast välja, Sokernet oli tagajalgadel, Sakala oli tagajalgadel, kogu Eesti vutimeedia ja üleüldse meedia oli tagajalgadel, skandaal oli hirmus ja suur. Kuidas see asi sealt edasi hargnes, mis need karistused olid, mis sulle määrati või teile siis määrati ja millal te meeskonda juurde reaalselt tagasi saite? Esimese emotsiooniga öeldi, et need karistused olid määramata ajaks, ehk et sellised natukene päris hirmutavad. No oligi öeldi, et pange asjad kokku, teie trenni ei tule täna, ja siis natuke aega olime seal teadmatuses, et mis nüüd saama hakkab ja siis hingekene värises ka? No veits ikka, et noh, ei teadnud ju absoluutselt, mis nüüd saab, aga see ma ei mäletagi kellelt või kust see info lõpuks tuli, et teete nüüd duubliga natuke aega, siis tegime duubliga seal mingid trennid ja siis mingi hetk tuli kõne, et võid trenni tulla homme. See oli mingi paar nädalat, mingi selline aeg? Äkki oli jah, paar nädalat, midagi sellist. Jõudsite ikkagi Nõmmekesega küpseda päris korralikult selle jooksul? No natuke ikka, jah. Tagasihoidlik. Mis sa õppisid sellest loost? Sest nii ei tohi teha. Tuleb valida, noh, mis sa ikka õpid siin, see on ju loogiline, et nii ei tehta, noh, et siis, noh. Ehe nooruse lollus. No võib nii öelda küll, ma arvan, et praegu sükst asja ei teeks, jah. Sealt edasi ei ole selliseid, ütleme siis, ahvatlusi probleemega olnud enam? Ei ole küll, jah. Räägi see ära, kuidas sa Rannamaja saatesse sattusid? No oli hooaja lõpetamine meil ja noh, me teadsime, et siuke üritus toimub seal ja alguses rääkisime küll, et ei lähe kuhugi, vaata, et sinna ei tasu minna. Aga noh, siis lõpuks ikka eks, et kellelgi tuli mõte, et noh, võiks ju vaadata ikka üle seal, mis toimub ja mis nii me läksime ja õnnetult mõned mehed jäid kaamerate ka. Keevavereline kask nende hulgas. Ja täpselt. Ja lõbusas meeleolus. Yeah. Kui tõsiselt rääkida, siis sellest napsuskandaalist nimetame teda siis nii, teil olid päris tõsised jutuajamised ka klubi juhtkonnaga. Ja järeldused olid ikkagi üsna ühesed, ehk et esimene viimane eksimus tollel hetkel.
noh, muidugi ei saa ju öelda, et ühe korra juhtub teine kord ka, siis pole hullu, noh, et üks selline teada ju, et niimoodi ei saa, noh, et niimoodi ei saa käituda, et see on nagu... Palju see sulle nagu tollel hetkel tõi seda teadmist, et oh sa kurat, et mul tegelikult hoitaksegi nagu päris teraselt avalikkuses ka silma peal, et ma olengi nagu reaalselt eeskuju mingitele inimestele, ma olengi reaalselt see inimene, kelle puhul vaadatakse seda, et kui ma olen kuskil kõrtsis X olukorras Y ja füüsilises vormis Z, et see mõjutab mitte ainult mind, vaid kogu klubi, et see, kas see teadmine jõudis settida selle paari nädala jooksul või tuli see siis, kui enne trenni tagasi lubamist klubi juhtkonnaga jutuajamised olid? Ma ei teagi, ma ei mäletagi nüüd seda nii täpselt, kuidas see mõttemaailm mul kõik toimis too hetk, et segadust tuli palju. Ma arvan jah, et seal nagu jõudis igasugu asju nagu läbi mõelda, et nii natuke positiivsemaid stsenaariumeid kui ka täitsa musti stsenaariumeid, et aga noh, lõpuks mõistuse pähe tõi, nii et oli tarvilik raputus ka, kui sa oma karjääri peale edasi mõtled? Ma arvan küll, isegi. Sealt edasi sa oled ikkagi ka sportlikus mõttes üsnagi selline mustermees olnud. Jah, ma arvan, et võib-olla isegi oli vaja sihukest asja, jah, et lollus ära teha õigel ajal. Ja täpselt, noh. Mis seal ikka kõigil juhtub, Kristjanil juhtus ära ja siis tuli aasta 2020 ja keevavereline Kristjan Kask pani endast rääkima kogu Eesti, aga mitte enam selle skandaali valguses. See oli ammu unustatud selleks ajaks ja Kasehärra oli mitu korda jõudnud selle juba lunastada. Aga olukord, hetked, mis jäävad neile ligi 600 inimesele, kes seda oma silmaga nägid ja neile tuhandetele, kes seda teleka vahendusel nägid, meelde väga pikaks ajaks olid sellised. Aga on ka Kuressaare tänavuse loo ajal ikkagi uue kvaliteedi leidnud, aga nüüd Kristjan Kasel, milline võimalus ja Kask lööb värava ja 26. minutil Kristjan Kask viib Viljandi tuleviku juhtima Tallinn FC Flora vastu. Milline mäng siin Viljandi linnastaadionil ja publikmängul ja kohe Viljandi skoorib. Seal katmas on, siin juba palliga Pavel Maarin, Allik teeb ääre laiaks, saab selle palli ka. Allik paneb palli alla ja võimalus ja värav ja tulevik asub taas mängu juhtima ja taas on värav autoriks Kristjan Kask. Paremalt äärelt senderdus Allikult ja Kask lööb taas värava. No milline mäng siin Viljandi linnastaadionil, 2 korral juba Viljandi juhtima läinud ja vaatame, kuidas see teine poolek siin kulgemas on. Kindlasti olukord ja otsitakse pikemat ette Pürg. Kas me näeme veel sellist suurt draamat siit lõpus? Ei näe ja Andrei Karhu vilistab selle mängu lõppenuks ja Viljandi tulevik on võtnud Kristjan Kase 2 tabavuse toel 2-1 võidud Tallinna. Kohe varsti kutsutakse, tundub sinna publiku poole ka, lasen sul minna, aga enne veel, mis suures pildis, mis sa arvad, mille poolest Viljandi täna Florast parem oli, sest tõesti väga võrdne mäng, ei olnud niimoodi, et paar võimalust kasutasid ära, vaid ikka andsite vastasele täie lahingu. No ma arvan, oligi see just, et võib-olla me suutsime end rohkem kokku võtta kui nemad, et neil oli muidugi ka just siin karikafinaal mõni päev tagasi all, et kindlasti see võis neil ka jalgades olla. Et peatreener ütles ka enne mängu, et nad nagu just mängisid ja et see võib nagu mingi mõju avaldada. Suured tänud mõtetest, aga tõesti tundub, et sind sinna teisele poole oodatakse, nii et veel kord palju õnne selle võidu puhul ja kõik head edu tulevikule. Kas see on nüüd see video, mis paneb alati naeratama? Senimaani küll, jah. Mitu korda sa enne tänast oled vaadanud seda, millal viimati vaatasid? Viimasel ajal nüüd ei ole eriti, aga eelmisel aastal ikka mõned korrad sai vaadatud, jah. Sai kedratud? No ikka paar korda, jah. Julged sa nimetada seda oma praeguse jalgpallikarjääri
kõige paremaks mänguks või tipphetkeks või? ma arvan küll, jah. ma arvan, et kõige emotsionaalsemaks mänguks või tulemuseks. aga ma loodan, et see ei jää nagu selleks kõige viimaseks. jah, täpselt. Tolles mängus, kui sa proovid neid väravaid nüüd tagantjärgi meenutada, mõlemad ehtsad klassikalised tipuründaja väravad. Esimene palli alga, pöördelt löök, teine õigesti ajastatud sööst pikale krossile ja ennetasid kaitset ja lihtsalt rammisid selle pallivõrku. See on selline hästi lollakas küsimus, mida tagantjärgi nagu küsida, aga ma küsin selle lollaka küsimuse ka ikkagi ära. Teine värav, tormasid rahva ette, Niki rippus sul kaelas, siis jõudis terve meeskond sinna kohale, 600 inimest tegid täiesti pöörast mürglit. Kas peas mõni mõte ka tollel hetkel on või on lihtsalt see kõik ülekeev emotsioon, mõelda midagi ei jõua või mõtlesid sa näiteks juba selle peale, et kurat, nüüd on veel vaja vastu pidada, poole aja alguses selle värava lõid? ei, ma pigem seal tõesti ei jõua nagu midagi mõelda. Et siukses olukorras jah, lihtsalt oled rõõmus, noh. Et siuke ehe rõõm, et seal midagi nagu jah, erilist ei mõtle. Intervjuu ajaks olid juba nagu hingamise korda saanud? No seal, mind võeti välja ka seal enne mängu lõppu, et seal sai natukene taastuda. Sellist mängu kõrvalt vaadata enne lõppu välja võetuna vist raskem isegi kui platsi pealt? Jah, ma arvan küll, see emotsionaalselt kindlasti, jah. Oled sa see mees, kes keerab seljaga mingitel pingilistel hetkedel ei julge vaadata? Ei. Mis ma sellest seljast keeran? Ei no Sander Post on tunnistanud, et tema pingilistes mängudes, kus näiteks penalti määratakse meile, et ta väga tihti pöörab pea ära, et ta ei saa vaadata. Ei. Ma ikka tahan näha, mis toimub, noh. Ma ikka selga keeran, noh. Väga emotsionaalne võit. Florale jäi see möödunud aastal ainsaks kaotuseks. Kas see fakt on sinu jaoks ka kuidagi eraldi oluline, väärtustab seda võitu veel rohkem või oli lihtsalt see, et see võidu emotsioon, et sai seda inimestele seda rõõmu pakkuda, see oli esimene publikuga mäng tollel koroona-aastal. Kas see, et see jäigi Florale ainsaks kaotuseks kogu aasta jooksul, on sinu jaoks ka, väärtustab seda võitu veel rohkem? Ma arvan, et otseselt ei väärtusta või ei anna nagu midagi juurde või selles mõttes, aga see on lihtsalt siuke huvitav fakt või et lihtsalt see nagu jah, midagi nagu otseselt erilisemaks ei tee, kuigi noh, niigi eriline selles mõttes, et mida Viljandi-sugusel meeskonnal on vaja, et sellist võitu, sellist emotsiooni korrata? Mis peab tänases meeskonnas näiteks kokku langema, mis peab klappima, mis tollel päeval klappis niimoodi, et see Flora sai ära hammustatud? Nagu kommentaator ütles, mitte kastis istudes, vaid reaalselt mängides nagu võrdne võrdsega. Ma arvan, et seal ei ole nagu mingit erilist imerohtu, et lihtsalt on vaja, et kõik 11 meest nagu mängiksid enda taseme välja, pluss siis võib-olla natuke veel seal mõni üksik mees. Et ma arvan, nii lihtne see ongi, et see tegelikult ka selle aasta satsi vaadates, siis ma arvan, et me on nagu mehi küll, kellega siin nagu tulemust teha. Et oleme võimelised heade asjaolude kokkulangemisel kordama seda? Ma arvan küll. Emotsionaalne mindset on vist ka väga oluline enne sellist mängu. Millise häälestatusega nagu peale minna? No see, ma arvan, oleneb väga inimesest, et mõnel võib-olla on tõesti vaja niimoodi, et ta peabki ennast hästi üles kütma, ütleme, enne siukest suurt mängu, teine võib-olla siis põleb täitsa läbi ja tal on vaja just nagu rahulikuks jääda ja võtta seda nagu iga teist mängu, et see on kindlasti oluline, et sul peas nagu asjad oleksid nii nagu sul just nagu vaja on. Mis need sinu rituaalid on enne mängu? Enne seda Flora mängu oli sul mingi rituaal ka või on seal ikkagi see sama vastuolu, et üks ütleb, et keevavereline, mina näen natukene teistpidi asju, et Kask tuleb putsad näppus mängule ja läheb murule ja nii on ja mis seal ikka? Ma arvan, et
selles mängus võib-olla tuleb jah, mulle nagu rohkem kasuks, kui ma võtan seda nagu iga teist mängu. Et no ma ei tea, vaata, see on ikkagi ka üks mäng paljudest, see on nagu lihtsalt liigamäng tugeva vastusega, aga see on ikkagi üks mäng 36, eks ju. Et võib-olla kui olekski tegu mingi finaaliga või tõesti siukse halvemas mõttes üleminekumänguga, eks ju. Et siis võib-olla oleks nagu asjad teistmoodi, et ma ei tea, ma kunagi siukest mängu nagu ei ole mänginud, vaata. Et praegult see on ikkagi üks liigamäng ja minu jaoks see ei ole nüüd nagu midagi nii erilist. Flora võitmise kõrval oskasime me hooaja lõpus, ikka päris lõpus kaotada Tallinna Kalevile, kes siis eelmisel aastal otse välja langes. Ka spordimehe hinge jääb natukene kriipima ka see, et võit sealt Kadrioru staadionilt, mis oli ju tegelikult käe ulatuses, maksis lõpuks selle 5. koha. Või on rahuldustunne ka sellest ajaloolisest 6. nagu piisav? No nüüd juba ütleme jah, seda kriipimistunnet eriti nagu ei ole, et see hooaja lõpus oli? No peale mängu kindlasti oli, et Kalevile ikkagi kaotada, ma arvan, et see ei olnud jah, siuke tulemus nagu mis oleks meie tasemele nagu vastav. Tollel hetkel. Just. Et jah, eelmine aasta kindlasti peale mängu ja mõni päev peale mängu oli jah, ikkagi siuke kehv tunne sees, et sealt hooaja lõpu osast, kuhu jäi siis ka see mainitud Kalevile kaotamine, jõuame hooaja viimasele mängule, kus Kristjan Kask ei olnud. Kristjan Kask ei olnud sellel mängul ühel põhjusel ja enne kui me sellest põhjusest lähemalt räägime, siis me võime vaadata vihjet, miks Kristjan Kask ei olnud eelmisel hooaja viimasel kohtumisel. Võib-olla 1-1 jah, läheb mäng veel huvitavaks. Ilusti kombineerivad nüüd. Ja oli lähedale nüüd. Ja Sander Kapper lööb 1-1, nagu ütlesin, ei ole kaugel see Viigi värav ja ilusti praegu reboundist tühja lükkas Sander Kapper ära enda vana tiimi vastu ja meeskond tuleb tähistama, teevad siin mingit huvitavat tähistat, võeti ka kellegi särk, vaatame, mis siin siis välja mõeldakse. Seal on Kasele mingi sümboolne, ilmselt Kask on siis lapse saanud, mulle tundub, et värava tähistus. Tolle sama päeva hommikul, kui meeskond sõitis Tartusse hooaja viimast mängu pidama, olid sina Viljandi haiglas. Olin. Ja tervitasid koos oma kaasaga uut ilmakodanikku. Tegelikult tervitasin üks päev varem. Päev varem, eelmisel päeval oli see, jah? Päev enne mängu. Oli hommikune aeg, see mul vähemalt õigesti oli hommik. Okei, aga oli sul tunne ka, või selles mõttes oli ka nagu arutlusel, et värske papana sealt haiglast välja hiilida ja männa ikkagi mängul käia ära või... No seal oli see vaata, et kuna koroona oli jälle vaikselt pead tõstmas, siis oli siuke reegel, et kui nagu haiglast välja lähed, siis tagasi enam ei saa. Ei võtnud seda riski? Pigem nagu mitte jah, et ei tea ju täpselt, et kuidas... oleks ütleme tavaolukord, siis ilmselt ma arvan, et oleks tulnud jah mängule. 21-aastaselt isaks saamine ei ole tänapäevases Eestis midagi väga tavapärast. Mina sain ka 20 aastat, siis me võime kogemusi vahetada, aga praegu ma küsin, kui suure müraka osa ühe 21-aastase mehe maailmast, kui ühe 21-aastase Kristjan Kase maailmast muutis elukaaslase teadaanne, et härra elukaaslane, meist saavad vanemad. No ütleme nii, et kui see teadaanne tuli, siis ma ei saanud liiga emotsionaalseks muutuda, seepärast, et muidu meil oleks seal mõlemal kahekesi täitsa kriips peal olnud, et ma pidin seal nagu rahulikuks jääma ja vähe nagu
tuure tagasi tõmbama. Aga oleks tahtnud olla emotsionaalne? Kindlasti, jah. Et kammis ära ikka? No natuke, kas just kammis, aga siuke teistsugune tunne oli jah, et seda on nagu raske kirjeldada, et sa ilmselt enam-vähem tead seda tunnet, et kujutan ette. jah, et neil, kellel nagu jah, ei ole last, siis neil on nagu väga raske siukest asja kirjeldada. Kirjelda seda tunnet, kui esimest korda said last kätel hoida. Kui ma esimest korda võtsin last kätel, siis tunne oli siuke, et eks ju anti laps, oldi seal eeldavasti mässitud ära sinna teki sisse, et võid nüüd palatisse minna. Sain nagu lapse kätte ja siis nagu mõtlesin, et mis ma teen nüüd tagavad, pinda sinna palatisse, kus ma panen ta, mis mõttes nagu, et lihtsalt anti kätte, et nüüd mine nagu, et vii palatisse, vaata, ma ei osanud nagu midagi teha taga ju. Kus ma panen ta seal palatis või et siuke segadus. Kerge paanika. jah, oli küll. Siis ma nagu läksin seal hästi vaiksel sammul, et äkki keegi tuleb järgi juba ja aga jah, sain hakkama. Seda hirmu ei olnud, et äkki kukub käest maha? Ei, siis ei olnud. Mul oli. Oli jah? Ei, mul ei olnud. Kus ta kukkuma peab? Tugev poiss ju. Mina olin tollel hetkel väga nõrk. No võt. Kuidas see uue elukorraldusega harjumine on läinud? Nüüdseks on siis ju 3 kuud saab varsti või? Ei, 4 kuud. 4 saab ikkagi, jah. Et omajagu aega läinud, peaks juba olema 1,2 settinud. On ikka. No ütleme, selles mõttes läks hästi, et sündis, eks ju, täpselt kui hooaeg lõppes. Ehk et saime nagu mõlemad vaata kodus olla. Et siis oli kindlasti nagu lihtsam. Et oleks pidanud seal trennide vahet veel käima samal hetkel, et see oleks kindlasti nagu raskemaks teinud kogu selle olukorra. Aga selles suhtes läks jah, nagu suhteliselt lihtsalt. Nüüd see hooaeg hakkab peale või on hakanud siis peale, me oleme saanud ära mängida esimese vooru või 3. vooru siis esimese mänguna, kohe-kohe on karikas tulemas, kohe-kohe läheb Rem edasi juba sel pühapäeval, ehk et see nii-öelda spordimehe rütm tuleb nagu täie tambiga peale. Kas see kodus olemise aeg on natuke aidanud ka selleks nagu valmistuda nii kaasal kui sul endal, et ärasõit või väljas mängudel ikkagi pikad ärasõidud ja nii edasi? Pikad päevad ära kodust. Mis sa küsisid, ma ei saanud aru praegu. On see aidanud ka kuidagi nagu see 4 kuud, mis te peaaegu siis saite nagu täies rahus kodus olla, et aidanud ka valmistuda selleks hooajaks? No ma arvan, et 4 kuud on muidugi palju öeldud, et siin 6 aega peale sündi ikkagi trennid hakkasid pihta ja vaikselt. Seal ei käinud ära vähemalt, eks? No hallimängud ikkagi. No tõsi. Ja selles suhtes, et see treeninglaager Tallinnas, eks ju. Aga ei, saab hakkama. Et mulle nagu meeldib selles suhtes alati öelda või mõelda, et ma olen päevast, ma ei tea, 3 tundi ära. Kui ma käiksin nagu kuskil tööl, istuks kontoris või ma ei tea, kuskil ehitusel, siis ma oleks ju, ma ei tea, 10 tundi päevast ära vaata. Või Soomes tööl. No täpselt, veel hullem. Et siis olekski see, et hommikul tööle, õhtul koju ja siis oled juba nii läbi, et magama ja et siis ei jääks nagu üldse lapse jaoks aega. Ehk et selles mõttes tegelikult see, ütleme, igapäevast elukorraldust, sul töökorraldust ja muud säärast see lapse saamine väga palju mõjutanud ei olegi, sest sa elasid range režiimi järgi varemgi. Jah, selles suhtes küll, et kuidas unetunnid on, ma seda klassikalist küsimust, et kas magada ka saad, seda nagu ei küsigi, aga noore lapsevanemana nüüd sa peaksid ju teadma juba nüüdseks ajaks vast seda, et unetunnid, millal algavad ja millal lõpevad, need võivad teinekord nagu päris müstilised olla, et kas sa praegu saad nagu minna õhtul magama ja hommikul ärgata või kuidas teil need asjad käivad? Praegu juba põhimõtteliselt saan, et laps, ütleme, ärkab
võib-olla paar korda öö jooksul ülesse aga siis on lihtsalt see, et tõused üles, paned lüti suhu ja saad edasi magada, nii et selles suhtes on nagu rahulik tüüp. Selles suhtes küll, jah. Et noh, ütleme, mõni öö on siuke vähe teistsugusem, aga üldiselt on nagu päris hästi, jah. Arvestades, mis jutte ma olen kuulnud ja mis jutte ma kuulnud olen, milline ma ise olin lapsena ja selles suhtes. See oli kõige suurem hirm, et äkki tuleb samasugune. Ei, kusjuures mul oli isegi siuke tunne, et ei tule. Mul oli kogu aeg nagu siuke tunne, et ta pigem tuleb siuke, kes laseb magada öösiti. Kuidas kaasal läheb? Ei, normaalselt mulle tundub jah, et eks ta ikka mingites olukordades on raskem, mingites on nagu kergem, aga saab hakkama ja selles suhtes on tubli, ma arvan, et oled sa talle toeks ka sellises mõttes sellise moodsa isana, et mähkme vahetamist ja muud särast ei karda? No natuke kardan, aga tuleb olla. Tuleb teha. Ei, ma ütleme nii, et mähkme vahetuse ma parema meelega jätan talle, aga süüa ma võin ise anda, jah. Tervitused ka Kristjani kaasale ja armsale tütrekesele siit siis otse-eetri vahendusel. Hiljaaegu istusite päris tükk aega kõik kolmekesi toas, nagu meie terve meeskond. Sina olid üks neist, kes selle koroonakuramuse endale külge korjas. Kuidas see põdemine sul läks? Ma ütleks, et keskmiselt või pigem kergelt ikkagi. Sümptomid olid, aga midagi rasket ei ole. Jah, just, et sümptomid olid, aga ütleme voodis tervet päeva ühtegi ei pidanud nagu veetma. Üsna ruttu tunnistati sind ka terveks tegelikult, sest kui ma kuulan siin, et inimesed ikkagi nädalate kaupa on haiged, sinul piirdus vist 2,5 nädalaga, 3 nädalaga? No see oli niimoodi, eks ju, et jäime isolatsiooni ja siis see, mis päeval meil see kokkupuude oli, eks ju, äkki 5 päeva peale seda jäin haigeks ja siis umbes nädal aega nagu olin haige, et olid nagu mingid sümptomid ja siis sellest veel mõned päevad ja sain nagu vabaks. Paari nädala ringis siis? Jah, umbes paari nädalat. Mingid jälgi ei ole jätnud, ei tunne kuidagi nagu vastupidavuses, võhmas midagi ei anna tunda? Selles ei tunne küll, jah. Ainult, et lõhna ei tunne. Siiamaani? Siiamaani. See on nagu huvitav. Aga maitse siis samamoodi? Ei, maitset tunnen. Maitset tunned ja lõhna ei tunne? Okei, no aga siis mähkme vahetamine ei tohiks üldse mingi probleem olla. Jah, aga ikkagi. Ei taha surkida selle sees väga. Juhul, kui nüüd praegu asi läks niimoodi, et Kristjani kaasa näiteks ei tea, et Kristjan endiselt ei tunne lõhna, siis nüüd siit sellest otseintervjuust, otse-eetris sai ta selle teada ja Kristjani võib mähkme toimkonda panna täie rahuga. Ta teab juba. Nii et ühesõnaga sellise noore härjana sportlasena on seda ikkagi siis tõenäoliselt lihtsam põdeda, kui tundub. Kartsid sa ka nagu seda, et äkki mõjub kuidagi võhmale või? Ma ei otseselt nagu ei kartnud isegi, et ma ei tea, võib-olla oli selle võrra parem, et isegi, et kuna võistkond oli meil eks uuesti isolatsioonis, et kui ma nagu nii-öelda terveks tunnistati mind, et ma nagu kohe ei tulnud võistkonna trennidesse, et ma mingid päevad, et nagu tegin individuaalset jooksu ja värki, et see nagu see kuidagi võib-olla mõjus hästi just. Selline uuesti sisseelamise. Just, et sain nagu rahulikult alustada ja keha nagu sai uuesti harjuda selle spordivärgiga. Okei. Aitüma sulle, Kristjan, selle jutuajamise eest, aga see ei ole meil veel läbi. Me oleme tund aega sinuga siin pläranud ja nüüd ma võtan ette juba, jah, mul endalegi oli üllatus. Ja nüüd ma võtan ette küsimused, neid on praeguse seisuga 12, ütleme siis, et me hetkel võib-olla rohkem siis küsimusi ei võta ka. Allan küsib, kuidas sa oled rahul Flora mänguga, ilmselt ta mõtleb siis praegust Florat. Et kuidas praegu Flora mängib? Ja, Flora ei ole veel mänginud, see on probleem. Ei tea jah, täpselt. Aga ma arvan, et neil on hästi. Halliturniiri oled vaadanud? Mingeid
lõike äkki ei ole nagu täismängu niimoodi ei ole isegi. no sats on selles mõttes ka sellest ajast, kui sina seal olid, selles süsteemis üsna tundmatuseni muutunud. Ikka täielikult. Tollest ajast ongi Poom alles, Alliku. Poom, Alliku, Kuusk, Sapit ei olnud too hetk enam. Kui mina nagu ära tulin, siis jah, Sapit ei olnud vist. Et jah, ma arvan, et jah, 4-5 mängijat äkki on samad. Nii et Allani küsimusele siin vist Kristjanilt sellist väga konkreetset vastust ei tule praegu. No ma arvan, et neid on hästi kõik. Diplomaat. Jah. Markus küsib, Ronaldo või Messi? Väiksemana oli Ronaldo, siis mingid aastad tagasi oli ka veel Ronaldo, aga nüüd on võrdne. Jälle diplomaat. No selles mõttes, et kas me saame mõne vastuse ka? Selles mõttes Ronaldo, aga Messi on praegult, tuleb tunnistada, et kõvasti parem jalgpallur kui Ronaldo. Mille poolest? Kõige. Okei, sa said muidugi nüüd tõenäoliselt juurde endale päris hea portsu vaenlasi, aga no see pole minu asi, sellega sa pead ise tegelema ja kuidagi hakkama saama. Maris küsib, millega on Viljandisse elama tulles olnud kõige raskem kohaneda ja kõige kergem? Kõige raskem. Kõige raskem oli võib-olla siuke asi, et poed on väikesed. Ruumi vähe. No jah, üleüldiselt nii kaubanduskeskused üleüldiselt kui ka siis toidupoed, et on nagu väikesed, et Tallinnas on valikut kõvasti rohkem. Ehk et mitte ruumis ei ole asjad valikus. Just. Ja kõige kergem ka või? Jah. Kõige kergem kohaneda, kõige kergem. Ma ei teagi. No, ei oska vastata kahjuks. Ju oli nii kerge kohaneda, et ei pannud nagu tähelegi kuidagi. No see on vastus ikkagi. Nimetuks jääda sooviv Rasmus Alles küsib, kui sa ei tegeleks jalgpalliga, siis mis ametit sa peaksid? Kuuldavasti oled jube hea maalrimehe käega. Kui ma jalgpalli ei mängiks, siis ma oleks taga koos Soomes ehitusel. Jah, sest jube hea maalrimehe käega. Just. Absoluutselt. Nii. Teine küsimus Markuselt, mis klubisse tahaksid välja jõuda? Kas me räägime nüüd siin ulmevaldkonda kuuluvatest asjadest? No me natuke aega tagasi rääkisime sellest, et sa oled mees, kes endale nagu pingeid peale ei pane, et eks sa ise vali. Kuhu ma tahaksin välja jõuda, ütleme siis, et ideaalmaailmas, siis kui ma saaksin ühe klubi valida, siis ma arvan, et see oleks praegu oleks see Manchester City, ma arvan. Nii, poisuvaenlasi jälle juures. No jah, tegelikult mul ei ole nagu siukest lemmikvõistkonda või lemmikklubi üldse, mulle lihtsalt praegult, kui sa vaatad seda Manchester City mängu, siis see on lihtsalt nii hea ja ongi kõik. Hea jalgpall on... Jah. Kristjan tahab jõuda välja hea jalgpalli juurde. Täpselt. Või noh, parema kui Viljandis, kui see võimalik on üldse. Nii, Monika küsib, kindlasti oled kursis, et sul on nimekaim. Kas sa oled kursis ka sellega, mis erialaga sinu nimekaim Kristjan Kask tegeleb? Ma arvan, et mul on neid päris mitu. Kui ma guugeldan, olen Kristjan... nimekaim. Kui ma ei tea, keda ta praegu täpselt mõtleb, aga kui ma guugeldan, olen Kristjan Kask, siis seal tuleb mingi psühholoog välja. Okay. Ma ei tea, keda ta silmas peab, aga... Tunned hingesugulust ka ametiga? Ei. Absoluutselt mitte. Ei. Oleks endale vaja äkki? Ei. Ka mitte. Ma arvan, et mitte. Nii, Jarmo küsib, kas pigem lööksid penaltit esimesena või viimasena? Ilmselt on siis seeriat peetud silmas. Ma arvan, et pigem lööks viimasena. Põhjendus? No siis lööd selle otsustava sisse ja saad kohe tähistama minna seal ja saad olla kuningas. Lihtne. Täpselt. Nii, Markuselt kolmas küsimus, kuidas reageeriksid,
kui lööksid Messi või Ronaldo rekordi üle? See on tegelikult päris hea küsimus. Väravate rekordi või? No ilmselt jah. Kuidas me reageeriksin või? Mul on üks variant, aga ma kuulen sinu variandi ära. Too mulle see, ma olen hädas praegu. No mina jookseks Linnastaadioni tribüüni äärde juubeldama. Ma arvan, et see jääb natuke lahjaks. Ma ei kujuta ette. See on väga raske küsimus. Keeruline küsimus. Sellele on tõesti raske vastata. Robin küsib, kui saaksid olla ükskõik millisel alal spordis peale jalgpalli, siis milline see oleks? Ehk et mis spordialaga sa tegeleksid, kui sa tegeleks jalgpalliga? Poksimees sa vist ei ole? Tea pole proovinud kunagi. Kusjuures siin ma, Robin, anna andeks, ma segan siin ikkagi vahele. Poksija võib sust isegi saada, sellepärast et klubijuht Raiko käskis mul kindlasti ära küsida küsimus, et kust on pärit sinu jooksukõnnak. See iseloomulik, äratuntav, hõljuv, tippiv, pika sammuga, samas natuke lohisev jooksukõnnak. Poksiringis võiks see täitsa toimida. Ma ei tea, kust see pärit on. Geenidega. Geenid, okei. Aga milline teine spordiala kui mitte jalgpall? Ma arvan, et võib-olla käsipall. Käid sa Viljandi HC vaatamas ka? Ei ole käinud. Ei ole käinud. Aga siin üks, meil seal saalis trenn oli, siis enne trenni me tegime, või soojenduseks tegime käsipalli, siis ma sealt päris hästi lahendasin. Seal ma võiks päris hea olla. Käsipallis käsi on päris hea. Jah. Nii, Viktoria küsimusele, kuidas lapsuke kasvab, me juba vastasime. Ja viimane küsimus 12. tuleb nimetuks jääda soovivalt väravavahilt Tallinna FC Florast. Ja küsimus kõlab, me kõik oleme näinud sinu fantastilist tehnikat. Mida pead oma trumbiks väljakul ja kas sul on ka mingi üllatusvaruks, millega loodad sellel hooajal väravavahte üllatada? Ma ei saa kõike välja tuua. No sellepärast küsibki nimetuks jääda sooviv. Muidu kõik Tallinna Floras mängivad väravahid saavad teada. Et kahjuks jah, ei saa nagu siin vastata, ma kardan, et kõiki trumpe ei saa lagedale ka lüüa. Nii et lugupeetud nimetuks jääda sooviv Tallinna FC Flora väravaht Karl-Romet Nõmm, siit vastust teile paraku ei tule. Tegelikult ma võin öelda, et las ta vaatab seda Viljandi Flora duubli mängu esimest väravat järgi uuesti, et sealt see karikamängu see? Sealt saab ammendava vastuse. Okei, aga me võime selle korra kohe ette tõmmata. Nii et Tallinna FC Flora väravahtide osakond tähelepanu. Tere õhtust, head vaatajad, ja tere tulemast otsepildiga Tallinnasse Sportland Arenale, kus selgumas on Evald Tipneri karikavõistluste viimane poolfinalist. Kuigi meeskonnad siis erinevate liigatasanditel, kui siin praegu teeb huvitava söödu tagasi Tauno Mõttus ja jõua Mõttus tagasi, kui Kristjan Kask lööb ja lööb väravani ning viib Flora U21 12. minutil Sportland Arenal juhtima. Kasutab FC Flora U21 Viljandi tuleviku saatusliku vea ära ja läheb koduväljakul seda matši juhtima. Nii et saime nüüd näha, kuidas üks nimetuks jääda sooviv Tallinna FC Flora väravavaht Kristjan Kase palli võrgust välja korjas 2018. aastal ja eks sealt ole vist õppida üht koma teist. Ma arvan küll. Nii et seda korda siis seda pidi ka nende küsimustega. Nõnna, sul on au, Kristjan, ütle mulle see küsimus, mille esitaja saab endale sinu möödunud hooaja särgi, milles on tõenäoliselt löödud ka need 2 väravat Florale. Ma arvan küll, jah. Nii, milline küsimus siis näen neid küsimusi ka kuskilt. Mul muidu ei ole meeles kõik. Jääb keegi äkki. Ma ei saa seda arvutit siin keerata sul küll, aga ütleme, käime siis kiirelt üle, olid, kuidas sa oled rahul Flora mänguga, Ronaldo või Messi, Viljandisse elama tulemise raskused ja kergused, kui ei tegeleks jalgpalliga, mis ametid peaksid, mis klubisse tahaksid välja jõuda, nimekaimu küsimus,
penaltit esimesena või viimasena, Messi või Ronaldo rekordi ületamise reaktsioon, mis ala peale jalgpalli kui mitte jalgpall, ja nimetuks jääda sooviva Flora värava. Tema ei saa, seda ei pea lugema uuesti. Jah, no ta selles mõttes jah, just. Et milline küsimus? Võib-olla anname selle, kes see küsis, Viljandisse kolimise kõige raskem ja kõige kergem. Millele sa vastasid, et Viljandi kõige suurem probleem olid väikesed poed? Just, anname sellele, et see on siuke. Jaa, nii et muud olid natuke siuksed basic küsimused, et see oli nagu natuke teistmoodi. Eriti basic oli muidugi see Flora väravahi küsimus. Jaa, selles mõttes, et ise on nagu korjanud, on ju, Kase väravaid ja siis küsib, et millised on tugevused ja nõrkused. Nagu õppimisvõimet üldse. Just, eriti nagu trennides, et seal on ikka kõvasti võetud. No mis me räägime? Las ta jääda praegu. Maris, see särk on sinu oma, Karl Roomet, no mis asja, noh. Tundmatuks seada soovivad Flora väravahid on... Peas asja. Jaa, just. Kristjan Kase, autogrammiga särk on sinu oma, Maris. Me toimetame selle sinu kätte, saada meile sõnum, kuidas sa soovid, kas sa tuled sellele Viljandi sisejärgi või pistame ta sulle pakiautomaati, kuidas sa ise siis tahad. Niisiis on au tõmmata kokku, see saade siin, väga mõnus tund oli, väga mõnusa mehega, kes otsustas tulla Tallinnast Viljandisse ja siia jäädagi ja saanud siin igakülgselt armastatud inimeseks. Kristjan Kask, aitäh sulle! Aitäh! Teie, hääd sõbrad, ostke virtuaalpileteid pühapäevasele Tulevik Paide mängule. Pühapäeval kell 2 tuleb siin sama stuudios eetrisse Phoenixbet Live. Seal on minu külaliseks või siis nii-öelda kaaspanditiks sellel korral Henri Paavo. Ja tolles mängus siis ja tolles stuudios mängime teiega virtuaalset viktoriini online'is, seal anname ära klubinänni ja virtuaalpiletite ostjate vahel läheb loosi Rademari 50-eurone kinkekaart. Nii et pühapäeval kohtume siin Phoenixbeti stuudios uuesti. Aitüma teile, sõbrad! Meil oli teiega hää, nagu ikka, ja kohtumiseni juba järgmises saates, kes istub siis selles vestlussaates siin Kristjani asemel minu kõrval. Seda näeme juba siis. Tšau! Head õhtut! Ja läks.